Meie oleme Sandra ja Hans ning koos oma Ustava karavani Molliga sõidame me ringi mööda Balkani poolsaart. Näitame, kuidas päriselt autos igapäevaelu käib ja avastame eepilisi kohti, nii et kinnita turvavöö ja ühine meiega, sest sellest tuleb üks vinge seiklus. Hello, good morning! Täna on vabariigi aastapäev, 24. veebruar ja viimased päevad on siuksed tagasihoidlikud olnud. Oleme lugenud raamatut, oleme üritanud videot editida arvutis. Täna liigume edasi ja vaatame äkki saame kilu veile kuskilt. Good morning! Morning! Ja päikesetõused, ilus. Ikkagi heidin meie tagaakent. Teine läbi nüüd midagi. Sõime ära ühe maitsva jogurtikausi. Paitasime veel viimast korda sõpru hüvasti jätuks ning panime autole hääled sisse, et uuesti teele asuda. Suuna võtsime me ühe kuumava allika juurde, et natuke sulistada ja päeva nautida. Nii, siin peaks kuuma veeallikas olema, sooja veeallikas. Ei näe üldse soe välja. Ei näe, jah. See on külm. Täitsa külm, jah? Jah. Või nagu siin on mingi võib-olla vihje sellest, et ta võiks olla soe. Sooja, jah? Katsun ka siis. Aha. See on äkki mingi 30 juba. Okei, saame sooja vanni, see on tuš ka. Ei näe väga tussigi moodi välja. Ei tööta. See on ka piiv. Saab riideid vaatama. Me teeme autos. Keegi saab sul väljast halluta panna, kui tahab. Ratchet sooja vee kohta. Ma ei tea, päris ööseks ei viitsi just siia jääda. Üks miinus on veel see, et päike ei paista siia absoluutselt. Nii et meil on eilsest õhtust aku niikuti juba tühi, nii et ma tahan neid maguseid asju proovida. Davai. Aimugi, mis asi see on? Meil on mingi croissant suhkrukile valatud. Ma ei tea, mis asi see on, aga see venib juba palju. See on nagu mingi gleis. Mul ei ole nagu ikka full suhkur. See näeb välja nagu tavaline moorapea. Kas on poe moorapea kohta? Normaalne. Minu lause ei tohi öelda. Kreemi croissant. No, ma ei saa hakkama. Ja lagunes juba ära. Vahukoorega. Fake vahukoor raudselt. See on küll sitte. Sa valid selles ära. Nii halb või? Nagu nii halb lihtsalt. Mis teil nii halb oli siis? Ja miks see kreem maitseb nagu mingi feeri seep, aga küll ma värinud. Võid ise oma kreemi süüa. Sina tahtsid seda, mina tahtsin seda. Mul on nüüd see. Sa käi persse. 50-50 pidime tegema. Ei, ma ei taha seda paskand. No nii, aeg munapette minna. Nüüd see ei lee pesnud ennast. Ei näe üks isu äratab välja. Not hot, but it's warm. Õuel on külm, aga veetemperatuur ei kõrgem. Siin tegelikult oli üks natuke looduslikum puul ka. Aga alguses see tundus meile nii külm. Aga tegelikult ei ole. Vesi ei ole ära segunenud korralikult.
ja siis siin on sellised külmad kohad ja soojad kohad. Aga see on muidu siuke palju mõnusam. See on mõni teine inimene veel, aga ma salaja ikka filmin neid. Ma ei teagi, kuidas nende termalspringide kohta öelda, et algul läksin sisse, siis oli siuke, ma ei tea, pole just väga mõnus või ma ei tea. Aga siis mida kauem olin, seda rohkem oli see tunne, et enam ei taha välja minna. Ja nüüd ma ei tea absoluutselt, mida me teeme, sest 20 kilomeetri kauglusel on järgmine kuumaveeallikas. Kas me lähme sinna? Samas võiks minna homme siis. Ja samas võiks minna homme, aga nagu siin ei ole mitte midagi muud teha. Ei tea, nagu otsime mingit kohti, kuhu minna või vaadata või olla. Siin nägin mingit pilte Google'ist, et mingid flamingod võivad siin olla. Okei, praegu pole hooaeg selleks, eks ju, et ei ole flamingosid, aga kõik on nii pasane siin ja nii kole ja ma ei tea, no üldse ei ole motivatsiooni siin olla, et lähme vaatame mägede poole ja kas või külmem võib olla, aga no natuke võiks nagu mingit silmailu ka olla, no. See on nagu nii retsilt kole koht, et ma ei taha siin olla. Vaata välja, mingi muda auk, siin on küll mingid niisugused toolid ja päiksevarjud. Ja need kõik näevad välja, nagu need on mingi 20 aastat tagasi siia pandud ja kõik maha jäetud ja mingi roostes ja mingi... Ma vaatasin muidugi, kas see dušika siin töötab, siin dušinurk ka? See töötas. See küll töötas, aga keegi käi seal duši all. Ilmselt mitte, jah. Rõve maha jäetud on kõik. Siin on kõik mingi kuivanud seda kõrsi ka täis ja nagu mingi keset mingid desertid kuskil. Me ei tea ja mis siin Kreekas toimub, nagu ühe koha peal saab mingi wow, nii ilus, wow. Siis teine koht on lihtsalt nagu räme pelta. Ei taha jalga isegi vännist välja tõsta. Disgusting! Sõitsime siis natuke edasi sealt koledast rannast ja jälle on siuke hääl nagu veermikus on mingi 70 pealt hakkab tegema jälle mingit siukest imelikku sahinat. Täpselt samasugune heli nagu siis, kui laager oli katki. Tõstan auto üles korra, loksutan läbi jälle, vaatan, kas on sama jama või on mingi uus asi. Ja kui on sama jama, siis ma ei tea, ma sõidame homme Eestisse vist. Ei jaksa enam. Korralik loks on sees. Kui see ennem paigaldatud oli paigaldaja viga, siis see kestis vähemalt mingi 800 kilomeetrit. Kelle viga see nüüd siis on? See võib tunduda natukene võib-olla mingi rough ja võib-olla mingi allaandja tunne, aga kui sul on terve reisi jooksul iga nädal on mingi pagana probleem, see väsitab lõpuks nii ära lihtsalt, et tõesti ei jaksa. Nagu seda reisimänu ei saa lihtsalt. Kaua ma kannatan siis õudne lõpp või lõpute õudus. Sita siiber. Mul oli juba ammu, aga see on nagu, saab ekstra närvi lihtsalt, kui sul just midagi vaadatakse ära, siis mingi, saab sõita nüüd äkki natuke siis. Ma olen käigu sisse ja sõidame Eestisse. Põhimõtteliselt. Me ei pea nagu sõitma mingi mega kiiresti nagu Eestisse selles ots. Tahaks üle homme Eesti peal. Miks? Ma ei tea, mul on lihtsalt nii siiber lihtsalt. Ei, ma saan aru sellest, et on siiber, aga me ei pea sellepärast lihtsalt kogu aeg sõitma. Me teeme mingid ringe ja asju sisse. Ei, me ei pea ringe tegema. Me võime nagu sõita kõige otsemat teed. Et me sõidame mingit teed, et kui sinna jääb vahepeale midagi, siis vaatab või midagi sellist.
naudime siis enda viimast päeva Kreekas lamba ja me ei ole ilmselt viimast päeva Kreekas. From this moment on ma naudin kõike, mida ma tahan. Täiesti savi. võib-olla peame natuke depressiivses Eestis veel aega veetma ennem kui suvi tuleb, aga it is what it is. Ja lammas friikatulitega. Mulle toodi toit kätte, aga Sandra ei saanud veel enda toitnud. Ja nüüd ta läks küsima. Täpselt oli siis mu toit. Näljane Sandra. Thank you. On ikka tomatiga. Ole. Lihtsalt siis. Mis aeg on? 2 äkki. Ei, subscribe imise aeg on. Ei tea, kas keegi enam tahab meid subscribe'ida. Äkki see jääb meie viimaseks videoks. Ei jää viimaseks videoks. Lihtsalt Karavanist on natukeseks ajast koppeid, nii et te peate taluma meie niisama reisimist. Most likely. Hakkame siis minema. Lootus sureb viimasena. Sest kõik muud asjad surevad enne siin autos ära. Ma oleks 2 kuud veel siin Kreeka kandis. See suri ära juba. Nüüd just 24 veebruar. Eesti Vabariigis neveval. Eesti ees mingi tulge tagasi. No nii, oleme jõudnud teise kuumaveallika juurde. Katsusime vett, vesi oli jääks üli soe ka või noh, ikka... Nagu soe? Ikka soojem oli kui see eelmine koht on. Et siin võib see 40 kraadi olla tõesti. Ma pakun 36 äkki. Okei, nii täpne. Siin on ikka nii palav, et lõpuks hakkab nagu paisuma see sisikond. Sul on vaja hingata natuke, aga täpselt siukest ma tahtsingi. See on hetkel Kreekas kõige parem. Meile määrid pähe jälle midagi. Määritud. Okei, me tegelikult ise tahtsime. Ma mõtlesin, et kuna me juba kohe hakkame Eestisse minema, siis ma nägin, seal olid ühed plastpudelid, kus pole ühtegi kirja peal. Ma teadsin kohe, mis seal sees on. Sipure. Ja mõtlesin, et kui äkki enne sünnipäeva tagasi jõuab Eestisse, siis saab pidada sünnipäeva ja sõpradega samakat juua. Ja siis ma ostsin veel ühe mee, ma teadsin, et mul on mesi kohe otsas. Siis me rääkisime seal mingi Google Translate'i kaudu. Väga ei saanud tegelikult ikkagi aru, mis nad olid, siis ma lõpuks küsisin talt, et what's the best. Siis ta mingi, ma ei tea, kõik on ja siis ta andis mulle seda proovida, siis ma mingi, ma ei tea, mille moodi ma maitsin, mul tundus nagu mingi veits, mingi ploomi maitsega või midagi, siis ma mingi, I like it. That's good. Ööbima me sinna seekord ei jäänud, kuna kõrval asus immigrantide maja, mille eest ka netis hoiatati. Otsisime ööbimiseks natuke rahulikuma kandi. On uus päev. Parkisime ennast täna kuhugi. Tundub nagu mingi helikopteri maandusplats kuhugi lähedale ja siis kaardi pealt selgus, et siin lähiajaloos on üks siuke ajalooline objekt, mille juurde me siis praegu kõnnime. Nimelt siin mu selja taga asub siis üks vana raudteesild,
aga miks see sild eriline on sellepärast, et teise maailmasõja ajal siin silla juures korraldati üks erioperatsioon brittide ja Kreeka vägede poolt. See Gorgobatamuse sild rajati siia 1905. aastal ja see ühendas siis kahte suurlinna Ateenat ja Thessalonikit. Teise maailmasõja ajal oli Kreeka Saksa okupatsiooni all ja see sild oli väga tähtsal kohal, kuna siit võeti palju militaartehnikat. Kuna see sild oli väga kõvasti turvatud itaallaste ja sakslaste poolt, siis pidid Briti eriüksuslased ja Kreeka väed jõud kokku panema, et see sild siin lõpuks õhku lasta. See oli siis väga lihtsustatud versioon sellest, mis siin silla juures juhtus 25. novembril 1942. Operatsioon Harling oli teise maailmasõja üks suurimaid sabotaaže, kus lasti õhku silla kaks äärmist osa. Sild taastati ja seda kasutati veel pikalt, kuniks 2018. aastal lõpetas see sild rongide teenindamise. Nüüd liiguvad rongid läbi Kalli Troomuse tunneli. Oli koha peal olemas üks paar. Sain määred ka, 33 euri. SKF. Tean, et nende kvaliteet on kukkunud kõvasti aastate jooksul. Loodame, et meil püsib natuke aega siis. Sain need laagrid kätte, olid sellised kahtlevad, et no ma ei tea päris täpselt, kas need lähevad. Vaatasin seda SKF-i koodi, mis see on, ja siis ta andis mulle teised need Volkswageni numbrid, mis lähele sobivad. Ja siis Vantopia on selline tunnustatud T3 asjade müüja, seal lehel müüda selle sama koodiga. Aga nüüd läheb tööriistu veel vaja. Ja ühte toru posti. Toru, jah. Võtame stopp-märgisid maha, neil liiga palju neid siin. Neil on sodi igal pool, neil raudselt kuskil mingi märgid ka. No? Igaks juhuks, just a reminder, see oli siin juba lahtiselt. Me paneme selle sinna samasse kohta tagasi. Me ei lõhkunud mitte midagi, see oli juba lahti ja me paneme selle tagasi. Ja me ei taha seda kaasa võtta, sest meil pole lisaraskust vaja. Jah, täiesti normaalne. Võtsime suure maantee ääres siukse kohviku moodi asja, suur parkla ja tundub, et nagu ei tohiks just kedagi segada siin. Ja siin on nagu siukest selgemat taevast ka näha, et ei ole täitsa pilvas. Et äkki püsib nii kaua, et ma saan selle laagri ära vahetatud ja saame uuesti teele asuda. Aga ma lihtsalt panen timelapsima, et kiirelt selle asja tehtuks saab. No nii, rummosa käes. Ja selle kättesaamiseks läks mul täpselt pool tundi. Natuke vähem isegi. Laagritsid vaetatud. Ma ei tea, kaua see mul aega võttis. Aga paneme kokku tagasi ja vaatame, kas jõuab Eestisse välja või... Vette paneme enda padumas, et kas me jõuame selle leiutisega Eestisse välja või mitte. Ei ole mingi võid. Me jõuame Eestisse välja. Ja rohkem võiks veel. Lõpmatusse ja veelgi kaugemale. Jah. Said õiget? Ta nagu põrutas rohkemat vastu. Narre katki. Ja siis meie... See ots läks ka katki. Aga rattas ikka loksub. Tõestus, et ma viisin selle sildi tagasi. Ja väike mälestus ka siia taha. Aga nagu näed, ma ei ole väga palju õnnelikum, sest see laagrivahetus ei teinud mitte midagi paremaks. Nii et võib-olla oli hoopis mingi muu asi,
selles suhtes, kui ma käigu välja võtan ja lasen autol veereda, siis käib ikka nagu edasi, siis ma eeldan, et see on nagu veermiku teema ikkagi. No sama viltu nagu ta ennem oli seal. Keegi ei tea. Küll meil seekord vedas, et tööriistu täitsa ära ei pannud, sest juba mõni hetk hiljem oleks pidanud need jälle kuskilt voodi alt välja kookima. Jaotusvedelik tuli hakkas vilkuma. Temperatuuri näit läks sekundiga lakke. Nii et tahaks teada, mis toimub praegu. Läket ei näe, nii et ma otsin nüüd kuskil mingi kallaku, et auto nina üles tõsta ja siis ma vaatan, kas ma saan äkki radikast mingi õhu kätte või midagi. Radikat katsada, siis nagu tundub soe olevat igalt poolt. Ei tundu nagu oleks tühi või midagi. Ma igaks juhuks lasen ikkagi jätke vaatama, mis juhtub. Näe, õhku tuleb. That's not nice. Aga jaa, jaotusvedeliku märk näitab nagu suht kõrge, vilgub ja mul on kuuma peale pandud ja siit puhk külma. Something is fucked up. Nii et tüütan auto välja ja vaatan mootoriruumi, mis siin toimub. Ma ei jõua nii Eestisse. Sama. Meil on mingi 100 kilomeetrit sõitnud ja meil on nagu jama ainult. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ma räägin. Tere hommikust. 6 või 7 koera. Andsime semudele süüa ka. No nii, esimene asi, mis ma näen, mis on probleem. See tagumine pakk on täiesti jaotusvedelikku täis. Ja siin on miski pärast õhk sees. Polasin juurde lihtsalt vedelikku, vaatan, mis saama hakkab. Praegult enam tuli vilgu. Kus siis ülejäänud vedelik kadus sellest tavalisest paagist? Ma ei tea. Äkki see on juba sellest ajast, kui seal voolik lekkis või? Ja siis mul ei olnud ju nagu tühi. Ma ei tea. Sõidame edasi, vaatame, mis saama hakkab. Kas on free shower? Ta ütles, et 2 euri. Okay. Ma ütlesin, mida on 2, siis ta okei. Siis ma küsin üks küsimust mingi. Ma ei saanud aru, mida ta ütles. Ta ütles, okei, 2 euro. Ma arvan, et ta ütles, okei, 2 euro 2 peoples või mingi. Okay. Ma lihtsalt nõustusin keegi, mis ta ütles. Ma ei saanud väga aru. Ühesõnaga, me lähme duši jälle. Yes. Ja otsustasime, et lähme siis selle tasulise teed mööda sinna suurde linna, et väldime mägesid, sest kui Tiffer on jama omadega, siis nagu pigem vältida mägesid äkki vist on targem. Ja siis siin nende suurte teede ääres on rekkatele ka need parkimiskohti ja üldjuhul rekkamehed tahavad ka pesta ennast, et nad pesevad ikka üldjuhul duši all ennast. No kuidas oli? Suht creepy, aga saab pesta. Davai. Soe vesi at least. Bit better. Ma loodan. Igatsen juba kuuma duši. Või sooja vähemalt. Või vähemalt, et tuul perse ei puhu. Õues on aja veits ikka. Saab pestuda, aga see ei ole nagu ikka see pesu, vaata, et sa ikka leotad selle pasa lahti. See on pigem nagu siuke. Aga I'm stinky smelli ja ma tahan nagu... Sa oled väga stinky smelli. Stinky smelli. Määre ja need igast asjad, need jätavad siukse töömehe ja lõhna juurde.
Jõudsime tollist läbi, jäime korra seisma, panime edasi ja siis läks niimoodi punasesse. See on jahutusvedelikku täis. Holy fucking shit. Me ei jõua niimoodi Eestisse, kui niimoodi jätkub. See on ebanormaalne. Jahutusvedeliku paagis on jälle õhk sees. Ja siit on kuulda, kuidas muliseb. Kurat ära ütle, et plokigaan on pärisest, ma ei tea. Õlikorgi alt on puhas vähemalt. Jahutusvedelikku õlis nagu ei ole. Nüüd tõmbab suurest paagist või sellest teisest paagist vee tagasi. Nagu tagasi suurde või? Jaa, sinna süsteemi nii-öelda. Ja nüüd näitab, et paak on täis seal taga. Ja seal see level läks nagu normi. Okei, siin on midagi praegu. See voolik on täiesti koomas mõelda. Põhimõtteliselt lasen siis veepumbal lihtsalt ringi käia. Veepump nagu käib ringi, siin nagu vesi liigub. No pane tööle korra. Stop. Teist pole vist vähe. Mõtlesin, et teha mõte, et sõidame Eestisse tagasi, aga nüüd tulevad veel hullemad probleemid lihtsalt mängu. Ei ole hästi. Väga halvasti on praegu. Kuidas me enda probleemidele lahenduse leidsime ja millistesse kohtadesse see meid viis? See selgub juba järgmises episoodis.